tegin juttu dokfilmiklubile taaskasutusest. See keskendus just Hiinale ja kuidas mänguasjade tootmises kasutatakse ära lapstööjõudu ja kuidas enamus meil leidavatest mänguasjadest pärineb just Hiinast. Lisaks sellele olen osalenud ka moeshow tegevusrühmas, kus minu ülesandeks oli näiteks lavavaiba paigaldus ja lisaks rääkisin lastele ka veest. See oli veeteemaline taaskasutussõbralik moeshow, kus esinesid lapsed, kellel olid plastikust riided, neil olid erinevad kleidid ja kostüümid ja mina rääkisin neile, kuidas kasutatakse tänapäeva maailmas vett ja kui palju seda on ja kus seda leidub. Kogemus aitas parandada minu enesekindlust ja andis mulle avaliku esinemise kogemust ja lisaks kirjutamine lehele andis mulle võimaluse oma tööd avaldada ja osaleda loovprotsessis ja andis kogemuse, kuidas just ajakirju avaldatakse ja kuidas see käib läbi erinevate protsesside nagu toimetajate ja kuidas lõpp-produkt jõuab minu kätte. Minu väga hea kaasamiskogemus pärineb ühe konverentsi korraldamisest, et oli niisugune rahvusvaheline üritus ja siis selle konverentsi korraldajad, ma mäletan, ma olin vist 11. klassis, siis kutsusid meid kõigepealt sinna sisulise osa planeerimisele, mis oli väga põnev ja tegelikult andsid meile ka suure ülesande korraldada ise noorte kambaga ära see konverentsi lõpuüritus. See oli niisugune väga inspireeriv ühest küljest, aga teisest küljest oli see ka suur tunnustus, et meid nagu usaldati. Ja tegu on ka ühe ametiga, millega ma olen ka hiljem seotunud, et see oli väga meeldiv kogemus kindlasti. Mõned väga head ja võib-olla mõtte nii head kaasugust näited võib tuua ka sellest ajast, kui olin kunagi seotud Eesti Õpilasesinduste Liiduga, siis üks väga hea koostööpartner oli näiteks Ühiskondliku Leppe sihtasutus, mis meie liidu juhatus siis alati ka igasugu väga raskete, keeruliste, sisuliste arutelude juures kaasas. See oli endale väga arendav ja eks me lootsime ka seda, et me andsime mingi panuse. Aga kui teema läkski nende sisuliste arutelude ja raskete teemade juurde, siis tegelikult väga tihti oli ka näidiskaasamist, kus kaasati lihtsalt meie juhatust hinnanguliselt lihtsalt linnukese pärast, et panna kirja, et noored on olnud juures, aga ega nagu võib-olla meie ettepanekuid võib-olla ei oodatudki nii väga, aga samas võib-olla ei võtudki nii väga arvesse. Aga küll tuleb kindlasti mainida, et oli ka neid väga positiivseid näiteid selle sisulise kaasamise juures. No praegu ma osalen Treffi festivalil ja sain sinna niimoodi, et ma töötan Nukuteatris pileterina ja siis see on niisugune iga-aastane festival ja siis selle kaudu ma töötan seal. Aga muidu ma eriti ei ole väga organisatsioonides osalenud. Kindlasti uued kogemused, uued tutvused, et Nukuteatri töökeskkond on niisugune hästi lahe ja vaba, et kindlasti hästi palju toredat aega on saanud selle kaudu. Minu esimene kokkupuude noorsootööga oli formaalhariduse sees, ehk siis üks organisatsioon, mis tegeles vene koolidega, oli väga aktiivne ka suhtlemis koolidega ja kaasaski mind ka oma tegevusse sellest ajast alates. Mina olen pigem see, kes on kaasanud, et siis mina arvan hästi oluline, et noorsootöötajad teeksid koostööd koolidega, sest noored on koolides kogu aeg ja läbi selle on võimalik neid kaasata ka mitteformaalsesse haridusse ning muuta neid aktiivsemaks ja paremateks kodanikeks. Mulle isiklikult see on andnud esiteks eesmärki, teiseks huvitavaid karjääriperspektiive, ilmselt töövõimalusi, aga ka tegelikult väga palju sotsiaalseid kontakte, mis on väikses ühiskonnas ju paljuski määrav.